lähme Navale. Nava on Endla looduskaitseala keskel täpselt ja Endla looduskaitseala ise üldse on 10 000 hektarit suur, nii et väljakutse tervele Eestile leia vaiksem koht kui Nava talu. See on hundisita tunneb ära selle järgi, et see on karvane, mitte katki hund. Keskelt. Näed, karvu täis. Dubai šokolaad. Või on rohi, ein või rohi või? See on Nava Kaerasaare sihtkaitsevöönd juba. Ja see muideks on veel noor mets. See ei ole vana mets. Džungel. Tegelikult lähme saare peale, kus ma loodan, et me näeme siis seda Nava Kaerasaare hunti. Siin peaks elama üks hunt, aga tundub, et on üksik, sest et ainult ühe hundi jälgi olen näinud. Võt, nii et, aga sinna saarele minek on jah, me oleme praeguseks, ma ei tea, kaua me käinud oleme. 1,5 tundi. 1,5 tundi. Ei, mitte 21 minutit, no 30 minutit. 30 mintsi alles? Jah. No. Et seda maastikku oleme käinud ju mingi lahja 5 mintse. Ja seda on veel minna. Ma arvan, me oleme läbi käinud mingi 1/5 alles. Nii et on veel minna. Siis me jõuame jah saare peale, kus ma pole enne käinud. 2 kilomeetrit üldse on 2 tundi. Palju? 2 tundi jah? Jaa. Tunneme võib sinna. Et üks mõte, kes Nurmega nüüd selle loo ajal matkama tahab tulla ja tahab soodukat saada, siis üks võimalus on, kui sul on jalas Samelini toode, eelistatult Samelini Overboots, siis see on asi. Siis oled nagu oma jope kohe ja saad -20%. Taanieli, kes saab? Sikke vile. Kas see on tahetud teha mingi matkara edasi või? Ei tea. Kuid ette. Põnev. Metsas on ikka põnev. Näed, leiad tee lähed. Mööda tee. Ja see läheb nüüd Navale, jah? Ma arvan, et ta läheb saarega sinna Kaerasaarde. Sookail. Pärast teeme teed sellest. Ja sellel oli, nad ütled, õitsimise aeg oli augustis või? Oli või? Aprill ka mingi. Aprillis õitsis või? No mingi aeg oli igatahes, kus nad ei soovita. No see õis, et sellest ei soovitata teed teha. Aga tegelikult on asi nii, et meil on palju kangemaid narkootikumi, mida igaüks saab poest kätte ja selleks on kohvi. Nii et see ei tee midagi. Raba saarel on hea käia. Vaata, kui sa vaatad sinna poole. Ümber ringi on ikkagi siuke raba. Aga siis kui saarele lähme, siis seal on nii kuiv, et
viska lebokas maha ja jää magama. See on täiesti nimetu saar keset seda Nava-Kairasaare sihtkaitsevööndit. Siia peaks ööseks tulema. Siin on kindlasti hea rahulik magada. Siin on küttepuid ka. Need selle kandi rabasaared on selles mõttes ka huvitavad, et siin oli metsavendi palju. Need vennad Lindermannid elasid siin piirkonnas metsas. No mitte ainult muidu. Elasid ka teisel pool raba, Vägeva pool. Aga siin pool oli neil kodukant ja need metsad olid tuttavad. Nüüd siit võib leida igast väärt kraami. Vaat väga saare. Nagu vool. Metalliotsid on kindlasti juba kõik läbi teinud. Ei, siin ei tohigi käia metalliotsid. Minu seal looduskaitsealal ei tohi käia. Siis ärge tulge. Ärge tulge. Jõhvikas. Ja üks eluline trikk, kuidas vahetada Jõhvikul ja Pohlal. Jõhvikus on Jõhvi otsas. Üksi päini need, niimoodi Jõhvi otsas. Ja Pohli on palju. Aga Jõhvikus on jah. Oi kui hea. Haned kogunevad Endla järve peale. Õigel ajal minna Endla järve äärde, kui nad hakkavad tagasi minema. Siis nad koguvad seda parve sinna. Ja siis on seal, no ma arvan, et miljoneid hanesi. See on ikka kaif vaaped. See on nii tihedalt kasutatav loomarada. Ma alguses vaatasin kaamera pealt või sealt selle kepsu pealt, et on mingisugune ATV rada, aga ei ole loomade rada hoopis. See on ikka kiirtee. See tähendab seda, et seda kasutatakse palju. Juba satelliidi pealt paistab. Mikk ju rääkis, et tal olid käinud mingid välisturistid rabas. Siis olid küsinud, et kes teil siin Eestis neid mände lõikamas käib või pügab. Et kõik on nii ilusad pügatud ja hooldatud männid. Me lähme sinna, siis mis praegu keskel on Nava ja siis seal taga on niisugune väiksem saaretutt ka, seal käime ka täna ära. Ja siis läheme pärast vuta siit üle raba tagasi koju. Jõhvika moosi lõunaks. Vitamiinipomm. Palju, jah? Ja näed, siin kuulsal küll elab keegi. Siin on pesa tehtud. Keegi mödistas ka seal. Kus? Seal.
Need inimesi üles tulevad. Nava kõrtsmik. Jah. See on navaniit, see on siis üks pärandniitudest ka, mida käiakse niitmas iga aasta. Ma ei mäleta, kas see oli augustikuuga. Suht lühike ajaaken on see, kus võib siia tulla niitma. Ja neil vist on see luba ka, et nad võivad ATV-ga üle raba tulla siia, mööda siis vana taliteed. Kõrtsimüür paistab. Esimene on kõrtsimüür ja tagumine on maja. Majast on veel natuke järgi ka midagi. Ja tagasi väike küngasen saun. Kuuled või? Kuuled või? Mida? Mitte midagi. See ma ei usu, et on navaajast. See tundub, et on mingisuguse linnaproova omad. Võtame kaasa. Iga kord, kui siia navale jõuavad, siis on siuke tunne, et tahaks, et oleks ajamasin. Aare. Geopeitus. Neid geopeitusi asju on enda looduskaitsealal veel. Iga nurga peal. Pärast võime seal Jõekülas on ka üks tee peal. Kui oleme. Aga jah, iga kord siin naval on siuke tunne, et võiks olla ajamasin omal. Tahaks näha seda aega, kui siin veel inimesed käisid. Võiks päris pull olla. Mingi QR-kood siin seina küljes, vaata, kui sa näed videosi sellest aastast. No jah, küll. Ma arvan, et neid ei ole alles. Mis sa kirjutad sinna? Kes siin olid? Marii Põlst-Jess, Toože Reenar. Nüüd praad nagu see Märt Sult. Eta jaa. Klonk, 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 klonk. Jõhvika mesina. Jah. Kohe saab saia peale vaatame, mis ta on. Kas... Kuule, päris põnev. Sookailu tee. Roheline.
kallasid. Jaa, ta on ikka vedel. See on nagu mingi poevärk ole. Veel hundi sitta. Siin on veel. See nava ümbrus on täis seda hundi sitta. Siis süüa neil siin on. Veel hundi sitta. Siin samamoodi. Veel sitta. Et hundi sitta on ikka jõhvus. Navaniit ja see on vana talitee, mis küll läks siis Navalt Põltsamaa peale, aga tegelikult jah, õige talitee läks siis, või nagu Tallinn-Tartu talitee läks sealt Navatalust mööda ja üle Endla järve, sealt kaudu siis Vaimastere peale. Aga see peaks olema jah siis see lõik, mis viis Põltsamaa peale ja Kaerasaarde. Ilma räätsata kukuksin puusani vähemalt. Keegi käin. Enne me tulime sealt saarelt, liikusime niimoodi sinna saarele ja siis sinna saarele. Ja praegu me oleme nagu selle raba keskel, põhimõtteliselt keskel. Siin näeb Sinijärv. See oli mölakad raisk. Ma ütlen, tead.
kes see? Ei tea, kes süüdi on? Kas see, kes tootis või see, kes tarbis? Täitsa lõpp. Uskumata. Mingi vend on ilma sokita edasi läinud lihtsalt. Ei tea see kurat mõttekoht, kas peab ikka käima masinaga niitmas või tuleb ikka nagu rohkem käsi tööle ruttu panna. Seda bardakki näeb veel 3 põlvkonda sinna. Eks ta inetu on jah see kuradi. Vaata ja jälgisin vaata. Aga on nagu valus. Ah? On nagu valus. Valus on? Jaa. Jah. No, vaata, nii magus raha on seal. Taluga tegemist. See on Kaerasaare talu. Ja siin ees on näha mingit sonkimist. Siis viimasel ajal vanade talude juures ei ole kõik sonkimised sea tehtud. Või noh, tegelikult võib öelda küll, et sea tehtud. 2 jalaga. Osad sead on ja 2 jalaga. Kes käivad, siis otsivad siin mingit 2 kopikalist ja siis jätavad endast maha siukse songermaa. Piinlik. Siit ei saa üle. Kolmteist kilomeetrit ja 6 tundi hiljem buss paistab seal näed. Siis ma kuskilt raadiost kuulsin, keegi ütles, et peale trenni on see jalg on al dente. On küll jah, suht al dente on praegu. Navale matkama. Kui huvitab, siis kirjuta Nurme talule kas Facebooki või nurmeretked@gmail.com ja hää oleks, kui sul oleks vähemalt 3 sõpra kaasas, sest et alla 4 inimese me lihtsalt ei lähe mitte kuhugile. Davai.